Milliseid probleeme sina täna lastel näed? Mina töötan täna väga paljude lastega, ma olen töötanud läbi elu väga paljude lastega ja probleemid on üldiselt sarnased, aga on ka lisandunud ühte koma teist. Tänapäeva laste kõige suurem raskus on see, et kui meie saime võrrelda ennast ainult oma kodukoha noortega, siis tänapäeva noored võrdlevad ennast absoluutselt terve maailmaga. Näiteks võtame noorte Eurovisiooni lauluvõistluse ja noorspordi, mida me olümpial nägime, siis minu laste suust kõlas üks niisugune lause, et kuule emme, et kui need on juba 12 ja seal võidavad medaleid, siis kas mina olen mõttetu. Et meil arenes siit väga tugev diskussioon ja siis ma sain aru, et mina ei ole olnud sellises situatsioonis, nagu on tänapäeva noored. Ja nad vajavad väga erilist abi, nad vajavad väga selget täiskasvanut, nad vajavad seda, et sina saaksid asjadest õieti aru. Sest kui me hakkame ennast teistega võrdlema, siis tegelikult me suleme enda potentsiaalid, enda võimekuse, me üritame olla teiste moodi, hakkame matkima. Ka täiskasvanud tegelikult kogevad täpselt sedasama asja ja kui sina täiskasvanuna ei ole ise sellest nii-öelda välja saanud, siis ei saa sa ka oma last ju tegelikult aidata. Lastel on täna väga palju depressiooni, lastele rakendatavad nõudmised on üpris suured, psühholoogid ütlevad, et tänapäeva lapsed on pandud vaimselt situatsioonidesse, milleks nad ei ole valmis, õppekavad on nihutatud aina rohkem ettepoole, lapsed peavad aina rohkem omandama, lastelt nõutakse aina rohkem. Kui väiksed tüdrukud jõuavad ükskord puberteediikka, siis te hakkate kuulma, et nad on paksud ja koledad ehk enda hurjutamine, see tuleks lõpetada kohe eos. Ehk sina peaksid olema see täiskasvanu, kes õpetab, kuidas seda lõpetada, aga kas sa ise oskad seda lõpetada või sa oled ise veel alles selles enese hurjutamise faasis. Hirm eksamite ees, jälle väga ebavajalik asi, aga väga tihti lapsevanemad ise on selle üheks komponendiks. Ehk sina ei tule reisile kaasa, sellepärast et sina ei saanud häid hindeid, olen väga palju siukseid lugusid kuulnud. Liigne tundlikkus, see on tänapäeva laste üks tohutu probleem. Nende tunnetusvahendid töötavad üle, nad tunnevad võimsamalt kui sina. Ja muidugi üksinduse tunne, kambast väljajäämise tunne. Kuidas oma last aidata, kui sa isegi oled hädas? See on tegelikult üks küsimus. Ja vanemad väga tihti lähevad ja otsivad siis 110 erinevat spetsialisti, aga oma lapsega nad ise ikkagi hakkama ei saa. Ja minu jaoks on see no-go. Teadlikum ema on loonud endale sellise, kuidas ma siis ütlen, missiooni, et teha targaks lapsevanemad, et laps oleks 24/7 toetatud väga targa ja selge ja tasakaaluka lapsevanema poolt. Nii et teadlikum ema klubi õpetab, kuidas kõikidest nendest probleemidest välja tulla, teadlikult ja selgust luua ning kuu lõpus tuleb mul emotsionaalse intelligentsuse kursus, kuhu ma ootan absoluutselt kõiki vanemaid, et siis aidata oma lapsi välja nendest probleemidest, pluss veel nendest, mis võivad veel tulla, ehk eriti mulle meeldivad ennetajad. Ennetajatega on elu väga palju lihtsam. Aga kui su lapsel on juba need probleemid, siis tule julgelt kursusele. Mine vaata teadlikumema.ee ja tea, et mina olen sinu jaoks olemas.